Nõmme elaniku Hille Kase päev algas täna ehmatusega. Varahommikul koeraga jalutama minnes vaatas talle oma aias vastu pesuehtne kährik. Naine üritas metsaasukat minema ajada, aga kährikut Hille püüdlused ei huvitanud. Mul oli hirm küll, jah. Ma tegelikult tean, et kährikkoer, ta võib olla marutaudis, kuigi räägitakse, et ei ole tõenäoline, et ta on marutaudis, aga teoreetiline võimalus oli olemas. Ja selles suhtes. Ja ta on kiskja ka ju. Erinevate ametite asjapulgad soovitavad inimestel alati hädakorral helistada. Spetsialistide hüva nõu olevat hädalisele vaid numbri valimise kaugusel. Tallinna loomade hoiupaiga rahva sõnul aga loomade puhul infotelefonidelt abi ei saa. Ei olegi nagu õieti kuhugi pöörduda nende vigastatud metsloomadega. Siis ongi selline, mõnes mõttes peataolek. Üks telefon juhatab teise telefoni juurde, kes juhatab kolmanda telefoni juurde. Kõik läkski nii, nagu Rein Kikerpill ütles. Hille Kase jäigi erinevaid numbreid valima. Keskkonnainspektsiooni abitelefonilt 1313 saadud soovitused panid aga lausa pead vangutama. Kõigepealt helistasin 112, sealt öeldi, et helistan linna abitelefonil 1345, sealt paluti anti Nõmme linnaosa, mis iganes talituse töötaja härra Tamme number, kes 8.15 pidi tööle tulema, tema ei osanud midagi öelda, eramaa ja tegelege ise oma probleemiga. Siis ma helistasin veel kord linnanumbrile, sealt sain Keskkonnainspektsiooni, sealt öeldi, et ta on eramaal, ta on teie aias, ta on teie loom ja kutsuge arst ja las ta paneb magama ja vaadake siis, ühesõnaga minu probleem. Keskkonnainspektsiooni infotelefonilt on ka varem veidraid soovitusi antud. Nii näiteks soovitati öösel rebase alla ajanud prouale metsast üks tubli malakas otsida ja rebasele korralikult piki pead virutada. Harjumaa mees Elmar sai aga suvel kitse allaajamise pärast lausa noomida, et just reedese pärastlõuna õnnetuseks valis. Reede õhtul olevat lihtsalt väga raske jahimeest leida. Jahimeeste seltsidel on põhimõtteliselt selline käitumisjuhend olemas, kuidas käituda. Aga ma ei saa välistada, et kuskil ka probleeme ei ole sellega. Seekord siis tembeldas infotelefon 1313 kähriku vaata, et lemmikloomaks, kelle hukkamise ja matmise kulud tuleb endal kanda. Hille seda loomulikult ei teinud ja palus naabril haige looma aiast välja toimetada. Palun väga, nüüd siis enam pole tegemist lemmikloomaga. Keskkonnaameti looduskaitseosakonna nõunik Teet Koitjärv tunnistas infotelefonist 1313 saadud nõu mitteprofessionaalseks ja kahetsusväärseks. Keskpäevaks jõudis kohale ka Tallinna volitatud loomaarst Endel Pendin. Kuna kährik on Eestis võõrliik, siis neid ei abistata ja reeglina lüüakse nad lihtsalt kasti. Nii ka seekord. Kuna ta elas, siis tuli ta magama panna ja ma viin ta laboratooriumisse. Laboratoorium teeb kindlaks, kas oli marutaud või ei ole. Kuigi tõenäosus on suhteliselt väike, et ta marutaudis on, aga ega me ei saa sellest tõenäosusest nüüd lähtuda. Kõige tõenäolisemalt eks ta sai mõne auto käest löögikätt. Ta ise nägigi, et päris ilus välja, karvkate on kohev ja... Seniks aga olge siis ettevaatlikud ja ärge metsloomadega kokku puutuge. Telefoni teel abi otsides võite te kuulda õige rumalaid soovitusi.